Tere! See video on tõenäoliselt selle videote sarja kõige olulisem video, sest siin me õpime seda, et kuidas vaadata neid videoid niimoodi, et sellest oleks päriselt kasu ka. See, mis ma siin räägin, olen ma ise õppinud või kuskilt kokku kogunud, siis kui ma olen ise erinevaid kas Coursera kursuseid või EDX-i või YouTube'i kursuseid teinud või YouTube'i videode sarju vaadanud. Ja need on asjad, mis on minul aidanud õppida oluliselt paremini. Aga esiteks, tunne iseennast ja lülita välja asjad, mis sind segavad. Näiteks, kui sa oled keegi, kes saab raadio taustal õppida, siis tee seda. Mina näiteks, mul raadio peaaegu alati segab. Mina lülitan raadio välja. Sama telekaga. Mõni inimene suudab praktiliselt telekat vaadata ja õppida samal ajal. Minul on niimoodi, et kui kusagil seal piirkonnas on mingisugune telekas virvendamas, siis see lihtsalt segab mind ja ma ei saa. Mina lülitan telekat ka välja. Ja telefoni märguanded. Et loomulikult, kui iga mingisugune paari minuti tagant mingisugune chat tuleb või mingisugune muu märguanne, siis see segab, kui sa hakkad järsku telefoni vaatama. Lülita välja, nii et sul kontsentratsioon säilib palju paremini. Edasi. Kui sa juba videoid vaatad, videote vaatamine on tore, aga programmeerimine on oskus, mida on vaja harjutada. Ja see tähendab seda, et mõistlik on avada video kõrvale mõned progemisaknad, kus sa teed kaasa. Et mitte lihtsalt ei vaata, vaid teed kaasa. Ja kui sul on võimalik, siis kasuta kahte monitori. Et ühes monitoris oleks see video ja teises monitoris on sinu progemise asjad lahti. Et niimoodi on väga mõistlik õppida, aga saab ka ühe ekraaniga hakkama. Nüüd, kasuta ära video erilist võimalust panna pausi ja kerida tagasi ja vajadusega edasi. Ehk kui sa oled päris loengus või päris tunnis ja sulle räägitakse seal mingit loengut, mingit juttu, siis kui sa ei pannud tähele või ei kuulnud või ei saanud aru, jama, sa võid hakkama kas kelleltki teised küsima või loengu pidajalt küsima. Aga video puhul pane paus, mõtle natuke, keri tagasi, kuula uuesti. Ja see on minu arvates üks suurimaid eeliseid siis online õppimisel võrreldes offline õppimisega. Nüüd, vahel juhtub, et mõnes videos räägitakse liiga aeglaselt. Õnneks. Et kui ikka videos räägitakse liiga aeglaselt, ma olen tihti avastanud seda, et kas maagiliselt ilmub telefon minu kätte või mingisugune kas Wikipedia aken avaneb või Postimees või YouTube'is mingi muu video hüppab iseeneslikult nii-öelda lahti või on kohutav vajadus minna järsku või leiba tegema. Et ühesõnaga, kui videos räägitakse liiga aeglaselt, siis pane see video kiiremini käima. Ja kuidas see käib? Väga lihtne. Mul on siin üks YouTube'i video lahti. Vaatame. Samas matemaatikat saab teha shellis ka ilma sulgudeta. Räägib enam-vähem okeis kiirus, aga natuke aeglane. Kui on aeglane sinu jaoks, siis YouTube'is on siin all paremal nurgas on need seaded, saamas rattas, ja seal on esituskiirus või inglise keeles playback speed peaks olema see. Ja algus on see normaalne, aga sa võid seda panna endale sobivaks. Enamasti minul töötab 1,25 või 1,5. Heli küll muutub natuke naljakaks, mingi paar hetke läheb aega selle harjumiseks, aga see minul üldjuhul tasub ära. On 10. Ja lahutamine käitab samamoodi. Näiteks 4-7 on -3. Et pane tempo endale sobivaks ise ja see võimaldab oluliselt paremini jääda endal selle asja juurde. Nii. Nüüd, kuna sa ju tahad teha niimoodi, et sellest video vaatamist on sulle kasu, siis sa ju teed kaasa. Ja kui sa kaasa teed, siis lihtsalt arvesta, et sul kulub natuke rohkem aega, kui on võib-olla video enda pikkus. Video võib küll olla 5 minutit, aga tema vaatamiseks võib vabalt kuluda 10 minutit, 15 minutit, sõltuvalt kui palju sa harjutusi asju kaasa teed sellega. Ja muidugi, kui näiteks mõnel videol on pandud juurde lisaharjutusi, mis ei ole videos endas veel sees, mida mina loodan teha enamikul videotel, mis ma praegu YouTube'i panen,
et siis nende tegemiseks varu veel kas lisaaega või eraldi mingi aeg. Nüüd, videote vaatamine on tore ja videotega kaasa tegemine on ka tore. Ja see juba natuke annab selliseid püsivad oskusid ka. Aga kui sa tahad päriselt osata aru saada asjadest, siis ideaalcase on see, et sul on mingid oma projektid, mida sa teed. Ja eriti nagu alguses, aga tulevikus ka, ära kohe pane endale liiga suuri eesmärke. Sa ei pea esimese asjana tegema mingisugust toimivat veebipoodi või mingisugust reaalset AI-d või midagi sükest. Ei pea olema vinge graafikaga mäng. Tee midagi lihtsalt, midagi, mis sulle endale huvi pakub või mis sind või sinu kedagi tuttavat või perekonna liiget aitab. Et kui sa sellised projekte teed tasakesi, siis neid tehes sa ju otsid lisaks ka veel teadmisi, mitte lihtsalt ainult ei vaata videoid. Ja see annab sulle sellisest reaalelu kogemust nii-öelda. Ja viimase asjana on see, et tihti on, ütleme, jooksmises kõige raskem distants on diivanilt välisukseni. Ja sama on tihti ka selliseste õppimistega või progemistega, et leia endale selline viis, mis sulle toimib, et millega sina saad pihta hakatud. Et minul näiteks ongi see, et vahel on raske ennast käima tõmmata, aga hakka lihtsalt pihta, ehk siis just get started on üks meetoditest, mida doktor Timothy Pichel on kirjeldanud raamatus Solving the Procrastination Puzzle. Et seal raamatus on näiteks veel erinevaid meetodeid, millega saaks vältida asjade edasilükkamist ja mõttetut aja raiskamist. Et leia endale sobiv lahendus. Et kokkuvõttes siis 7 punkti, mida mina olen avastanud, et toimivad ja aitavad õppimisele kaasa, eriti siis online keskkondades. Ja kui sul on mõni selline trikk, mis sinu jaoks väga hästi toimib, siis sa võid video alla kommentaaridesse kirjutada, et mis sul töötab ja mida sina julged teistele soovitada.